Aeg on jätkata meie vaimuandide seeriaga. See on 14. osa ja 4. osa, mis käsitleb tervendamise andisid. Ja see on ootamatult pikaks meil veninud, aga siin ka on väga palju, millega tegemist teha ja kuidas hajutada kõiki neid hirme ja väärettekujutlusi ja kõike seda, mis on pelutanud usurahvast ja selle anni suhtes ja mitte uskuma seda andi iseenda osas või et tema ise võiks liikuda selles annis. Ja nende väärarusaamade kummutamiseks ja usu julgustamiseks ja ülesõhutamiseks oleme me sellest kõigest nii pikalt rääkinud. Ja eelmine osa, see oli 3. osa, kus me rääkisime Jehova rahva nime tähendusest. See osa oli veidikene teistmoodi, seal oli vähem õpetust, sest see osa sündis kuidagi eksprompt, spontaanselt ja mul ei olnud plaanis tookord seda õpetada, aga lihtsalt kukkus niimoodi välja, et me saime käsitletud üsna mitmeid aspekte selles samas teemas, aga jäid mõned puudujäägid. Nii et ma tahan need puudujäägid praegu tasa teha ja minna uuesti tagasi nüüd õpetuslikumalt kõige selle juurde, millest me seal rääkisime. Ja selles viimases osas ma mainisin Jehova rahvat ja libisesin üle ka selle sõna tähendusest ja kus see ilmnes ja nii edasi. Ja nüüd ma mõtlesin, et ma loen selle kirjakoha korrektselt ette, mis räägib Jumalast kui meie tervendajast ja kus ka esimest korda ilmneb tema nimi kui Jumal meie ravi ja meie tervendaja, meie parandaja, Jehova rahva. Ja see on 2. Moosese raamatus 15. peatükis ja 26. salm. Meie armastame tsiteerida selle salmi viimast osa, et Jumal, sina oled issand minu ravija. Aga me ei pööra väga palju tähelepanu kontekstile. Ja selle sõna annab Jumal Iisraeli rahvale kohe peale Kõrkja merest läbitulekut, seda suurt võitu Egiptuse vägede üle ja nad jõuavad Maarasse. Aga nad ei saanud seal seda Maara vett juua, sest see vesi oli kõlbmatu ja kibe ja rahvas nurises ja Mooses hüüdis Jumala poole ja Jumal näitas kohe, mida teha ja vesi muutus heaks, siin ütleb magusaks. Ja 25. salmis ütleb nõnda ja seal andis issand rahvale seaduse ja õiguse ja seal ta katsus teda läbi. 10 käsku ilmub alles mitmed peatükid hiljem. Kas me oleme tähele pannud, et Jumal andis Iisraeli rahvale seaduse ja õiguse ja katsus teda läbi sisuliselt kohe peale seda, kui nad olid võidu saavutanud ja olid nii-öelda vabal pinnal ja rõõmustasid seal selle värske vee üle. Ja nüüd Jumal tuletab neile midagi meelde ja 26. salmis ta ütleb, kui sa tõesti kuulad issanda oma Jumala häält ja teed, mis õige on tema silmis, paned tähele tema käske ja täidad kõiki tema korraldusi, siis ma ei pane su peale ainsatki neist tõbedest, mis ma panin egiptlaste peale, sest mina olen issand sinu ravija. Siin me näeme, kuidas Jumal kohe alguses kehtestab nii-öelda oma sotsiaalse tahte Iisraeli rahva suhtes. Ta tuleb kohe ja ütleb neile, ma ei ole teid vabastanud selleks, et lasta teid jälle oma pead jooksma nagu vasikad kevadel uuel karjamaal, vaid kas te saate aru, selles maailmas, nii nagu te jõudsite vabadusse jõudes kohe esimese asjana kõlbmatu veeallika juurde,
teil tekkis vajadus, see vesi oli kibe, te pidite minuga suhtlema ja mina andsin teile lahenduse. Samamoodi on minu tahe teie suhtes, et te kogu aeg teadvustate, et mina olen siin maailmas teiega. Mina aitan teid sellest läbi, kus teil on iganes probleem. Arvestage minuga, pöörduge minu poole, küsige minu käest, käige minu palge ees, püsige selles õiges plaanis, selles õiges tahtes ja ma korraldan kõik, et isegi selles maailmas, mis on täis kurjuse jõudusid, mis on täis kõiki neid vastukäivaid olukordi, kus me satume silmitsi pettumustega, nii nagu Iisrael selle Maara vee ääres, see oli esimene suurem pettumus neil. Jumal ütles, selles maailmas on teil ahastust, nii nagu Jeesus ütles, aga olge julged, minul on kõrgem võim, minu seadus on ülimuslik. Kui te käite minuga koos, kui te arvestate, et minu seadus on kõrgem, nii nagu lennuki võime tõusta kõrgemale gravitatsiooniseadusest. Gravitatsiooniseadus, selle maailma seadus kehtib, seda ei saa eitada, aga minu seadus on iga kell kõrgem, nii nagu lennukid ja raketid, kes võivad tõusta kõrgemale gravitatsiooniseadusest. Mina olen võimeline teid alati igast olukorrast välja tooma, üles tõstma, üle kandma. Ma olen alati valmis teile andma võitu, mis iganes seadus justkui töötab teie vastu. Ja siin ta avab neile oma selle sotsiaalse tahte, selle tahte elada pidevas suhtes, pidevas kommunikatsioonis, isa-poja suhtes, alalises suhtluses oma rahvaga. Ja ta ütleb, kui te nüüd käite sellisel viisil ja kuulate minu häält, teete, mis on õige, panete tähele minu korraldusi, siis ei saa teile osaks see, mis on kehtestatud ebajumala teenijatele ja ülekohtustele. Ta ütleb, ma ei pane teie peale ainsatki neist tõbedest, mis ma panin egiptlaste peale. Kes olid egiptlased? Egiptlased olid Jumala ees ja Iisraeli rahva jaoks rõhujad, ülekohtused, vägivallatsejad ja meeletud ebajumala teenijad. Nad teenisid kõikvõimalikke jumalaid väljaspool tõelist ja ainsat Jumalat. Ja selle kõige üle ka Jumal ju Iisraeli rahva nähes kohut mõistis, näidates, kuidas temal on ülemvõim, temal on vägi, tema jõud ja tarkus on alati suurem kui mis tahes ebajumala teenimine ja ebajumala teenijad. Ja samas Jumal ka näitab, need ebajumala teenijad, need ülekohtused rõhujad, need vägivallatsejad, need, kes mõtlevad ainult iseenda peale, teiste arvelt, tallavad üle teiste, teevad liiga, liigkasuvõtjad, kuritarvitajad, kõik sellised ärakasutajad, nendele saab osaks see, mida ta siin ütleb, ma ei pane teie peale ühtegi neist tõbedest. Nii et Jumal on kehtestanud oma reeglid, kuidas see maailm toimib ja kuidas on tegu ja on tagajärg. Nüüd me oleme siin mitmes osas rääkinud, et see, mis olukorras meie täna oleme, mis olukorras on Jumala rahvas, mis olukorras on kõik inimesed, see ei ole alati seotud sellega, et nüüd mina või sina oleksime teinud midagi kohutavalt kurja, ülekohtust, pattu, teeninud ebajumalaid ja seetõttu me leiame endal igasuguseid selliseid soovimatuid haigusi, viirusi, küll baktereid, küll juhtub asju meiega, vaid see teema on ju kohutavalt palju suurem ja kompleksnem. See maailm on saastunud, toit on saastunud, õhk on saastunud. Meie peresuhted ei ole alati terved, meie lapsed ei kasva alati kõige armastavamates, kõige tervemates olukordades. Meie ise ei ole sellisel viisil kasvanud. Meie tänased suhted meie ümber on võib-olla väga traumeerivad olnud, haavavad ja see kõik on nagu pommitanud ka meie füüsilist tervist, vaimset tervist, hingetervist
ja selle kõige keskel me liigume ja me peame endale sellest aru andma, et me elame haiges maailmas, me oleme pärit haigetest suguvõsadest, haigetest igas mõttes vaimselt haigetest peredest, sest et ka heebrea mõtteviis räägib patust kui haigusest, patust kui vaimsest haigusest, sest et kui inimene langes ära Jumalast, siis ta vaim jäi haigeks. Jumal näeb seda, et inimene, kes on Jumalast ära langenud, kes ei tunne Jumalat, Jumala silmis ei ole ta terve, sest terve inimene on ühendatud eluallikaga. Terve, vaimselt terve, hingeliselt terve inimene on osaduses valguse ja elu Jumalaga. Kui siia on tulnud vahele mingisugune viirus, mingisugune valeviirus, nii-öelda üks vale mõtteviis, üks vale mõttekäik ja on viinud inimese ära Jumala juurest, Jumal näeb seda kui haigust, vaimset haigust. Ja siin Jumal ütlebki nõnda, kui sa teed kõike seda, kui sa käid nagu poeg koos minuga, kuulates oma isa häält, tunnetades tema südant, tema mõtteviise, püüad püsida tema jalajälgedes, siis mina olen, issand, sinu parandaja, sinu ravija. Nüüd ma tulen selle sõna sügavama tähenduse juurde. Ja see sõna rahva, see on heebrea keeles, see pärineb sõnast rapa või mida kirjutatakse ka ainult RP tähekombinatsioonina, mis tähendab siis tervendama, ravima, arsti ja nii edasi. Aga seda kasutatakse ka siis viitena vaimsele haigusele, patule ja see on tervendamine sellest patuhaigusest ja tervendamine ka sellest patuhaiguse tagajärjest, sealhulgas ka kurjadest vaimudest, teemonitest, nendest vaimsetest ligioludest, isikulistest ligioludest, kes haagivad ennast meie traumade, meie vigastuste ja kõige selle külge ja nii-öelda raskendavad nii tervenemist, raskendavad inimese hingelugu ja raskendavad üldse tema elu ja isegi ohustavad elu. Nii et tervendamine puudutab kõiki neid aspekte, tervendamist haigustest, patust, teemonitest, surmast, kõik, mis sellega kaasneb. Ja nüüd, kui tulla tagasi selle sõna RP, selle rahva algtähenduse juurde, siis see sõna-sõnalt tähendab midagi lappima, midagi kokku õmblema, midagi taas kokku ühendama ja terviklikuks tegema. Ja seda kujutatakse nagu rõiva parandusena, kus üks kärisenud riie nagu pistete haaval taastatakse ja tõmmatakse kokku, parandatakse ja õmmeldakse kokku, nii et seda õmbluskohta ei jää isegi näha. Ja see sõna on oli kasutusel vanas araamea keeles ja praegusel ajal isegi Etioopias, Egiptuses, näiteks Egiptuses Kairo linnas siin ühe raamatu autor räägib, et see sõna rahva oli ühe sellise poekese sildi peal ja kui ta läks sisse vaatama, siis ta avastas, et see oli riideparandustöökoda. Nii et ka kaasaegses araabia keeles tähendab see endiselt asjade parandamist. Ja heebrea keeles on siis saanud selliseks metaforiks, mis tähendab kõike või mis hõlmab endast kõike, mis puudutab millegi terviklikuks tegemist. Nii et see alati tähendas ka protsessi ja mitte kunagi tol ajal ei tähendanud see silmapilkset välktervendamist, nii nagu meie kaasaegses arusaamises selline ettekujutus on tekkinud, et kui asi puudutab tervendamist, siis peaks see olema selline imetervenemine, mis sünnib silmade all
ja ilma eelneva eelloota, ilma millegi mõistmiseta, arusaamiseta, meeleparanduseta, ilma õpetuseta, selgituseta, vaid lihtsalt on selline nagu võlukepitisega puudutus ja siis sünnib ime. Selliseid asju võib juhtuda näiteks tänava evangelismis. Jumal võib teha selliseid tunnustähti, selliseid välkimesid, aga ka sel juhul eelneb sellele siiski üks tutvustus, üks Jumala tutvustus, üks evangeeliumi tutvustus. Keegi ei lähe lihtsalt, ei ründa kedagi käte peale panemisega, et siis sünnib ime ja siis tagantjärgi selgitada, mis juhtub. Aga see selleks, me tuleme tagasi ka selle tervendamise Anni aspekti juurde. Aga nüüd uuesti see sõna rahva. Ütlesime ka siin varem, et Vanas Testamendis see sõna oli otsustavalt holistilises tähenduses. Sarnane sellele kreekakeelsele sõnale sozo, mida me tunneme rohkem sellise tervikliku tervendamise mõttes, kus tervendatakse patust, haigusest, vaimsest surmast. Selline kogutervik, vaim, hing ja ihu. Samamoodi rahva tähendas sedasama nagu sozo, mis on väga-väga palju suurem kui lihtsalt silmapilkne ime. Ja rahva, kui Jumal oma nime tutvustab Jehova rahvana, siis mida ta sellega neile öelda tahab, on see, tema soovib taastada nende vigastatud, rõhutud, muserdatud, murtud identiteedi, nende vaimu, nende isiksuse terviklikkuse ja taastades nende igaühe isiksuse terviklikkuse, ta taastab perekondade terviklikkuse, perekondade harmoonia, rahu, armastuse, turvalisuse õhkkonna ja sealt edasi terveneb terve rahvas, terve rahvus. Nii et Jumala plaan, nagu me ka eelmine kord rääkisime, on oma selle sõna rahva taga tohutult palju suurem ja laiem kui meie viimaste aegade ettekujutus välkimest. Aga ma arvan, et meil on nüüd selles rahva küsimuses selgem arusaamine saavutatud. Kellel on vaja, kuulake ka eelmisi osi ja just viimast osa sellega seoses, kus me räägime rohkem sellest, kuidas Jumal tervendab, ehitades meid kõigepealt kokku, õmmeldes meid kokku iseendaga, õmmeldes meid sisemiselt kokku, meie endi fragmenteeritud hingetükid, meie endi vigastatud vaim ja kuidas ta tervendab meid seestpoolt ja kuidas ta tervendab meid meie suhetes üksteisega ja kuidas ta jõuab ka kogu rahvuse ja rahva tervendamiseni. Sellest kõigest me rääkisime meie varasemates osades. Aga täna on veel üks sõna, mida ma tahaksin natukene rohkem avada. Ja sellega me tuleme Uude Testamenti. Ja kui me loeme nüüd sedasama vaimuandjade peatükki, millest kogu see seeria alguse sai, 1. Korintuse 12, siis kui sa paned tähele, siis 9. salmis, kus mainitakse tervendamiste, originaalis siis tervendamiste armuande, siis seal öeldakse nõnda. 8. salm ütleb, nii antakse ühele vaimu kaudu tarkuse sõna, teisele tunnetuse sõna sellesama vaimu poolt. Ühele usku ses samas vaimus, neist kõigest me oleme varem rääkinud, eks ole. Teisele aga tervendamise armuande ikka samas vaimus. Nüüd vaata, meil on siin 2 erinevat sõna. Me räägime vaimuandidest, aga siin ütleb järsku tervendamise armuande. Kas need on erinevad asjad? Ei ole. Aga siinkohal oleks vaja selgitada seda, mis asi on armuand, kui ta on vaimuand. Miks see on üks ja sama? Kui me vaatame selle sõna armuand tähendust kreeka keeles, siis see algsõna on karisma, karisma, karismata.
nii et armuand on karismaata. Mida tähendab see kaaris? See kaaris, kui sa vaatad selle kreekakeelse sõna tähendust, siis seda saab kõige paremini selgitada sellisel viisil, kus Jumal kummardub soosingus või soosides kellegi poole ja võtab midagi iseendast ja annab inimesele. nii et mis on arm? Arm on see, kui Jumal oma soosingus kummardub sinu poole, võtab endast midagi ja annab sulle, mida sul endal ei olnud. See, mis ta annab, on kas tarkus, jõud, võimekus, vägi, mida iganes tema annab. Kui tema võtab iseendast ja annab sulle, siis see on armuand, see on arm. Ja nüüd me näeme siin tervendamise armuandide kohta, siin kasutatakse seda sõna. Eks see puudutab kõiki, sest see puudutab nii tunnetuse sõna, tarkuse sõna, kõik see on arm. Meie jõud teda teenida, meie jõud teha asju, mida me loomu poolest ei oleks suutnud kunagi ületada, kunagi teha, see kõik on arm. Aga siin see tervendamine on samamoodi midagi, kui Jumal oma armastuses, oma kaastundes, oma sügavaimas hoolimises inimesest, oma pojast, kui ta võtab midagi ja annab kas sellele inimesele iseendast või ta annab kellelegi teisele, kes teenib seda, kes seda abi vajab. Jumal võtab midagi iseendast ja annab võimekuse tervendada. Nii et see on see, mis selle sõna armuand taga on. Nii et peame meeles, see on olukord, kus Jumal midagi võtab iseendast ja soosingus kummardub inimese poole ja annab talle selle võime kedagi tervendada. Tema vägi töötab inimese kaudu kellegi teise heaks. Nüüd vahel arvatakse, et kuna kõik teadmised, kõik tarkus on lähtunud üldse Jumalast, et siis see tervendamise armuand või vaimuand, see on arstidel. Et arstid toimivad selles tervendamise annis. See ei saa olla tõsi, sest et see võib olla tõsi ja see oleks väga sobiv, kui see nii oleks, et arstid liiguvad püha vaimu andides, aga paraku see ju enamus juhtudel ei ole nii, vaid arstidel on oma teadmised, oma koolitused, nad on õppinud seda ja nad toimivad vastavalt ettekirjutustele, kirjutavad välja ravimeid, igasuguseid protseduure ja mis iganes siis haige parandamiseks vaja on. Aga see armuand, see eeldab ikkagi, et inimene, kes liigub selles vaimuannis, peab olema uuesti sündinud, tal peab olema suhe Jeesuse Kristusega ja ta peab olema täidetud, ta peab olema ristitud ja täidetud püha vaimuga. Muidu ei saa ju seda vaimuandi temas olla, kui pole vaimu, on ju, see on loogiline. Ja üks hea näide selles suhtes, kuidas seda vahet näha, on Apostlite tegude 28. peatükis. Ja seal on lugu, kus arst Luukas, mäletate, Luukas oli arst. Arst Luukas on koos Paulusega Malta saarel ja seal ütleb nõnda 28. peatükk ja 8. salm. Ja ma loen, juhtus aga, et Publiuse isa lamas palavikus ja kõhutõves. Tal oli düsenteeria. Paulus astus tema juurde ja pani palvetades oma käed ta peale ning tegi ta terveks. Siin me näeme, et arst Luukasel ei ole vähimatki rolli. Tema on vaatleja, ta on see, kes paneb need lood kirja ja tema on see, kes näeb, kuidas Paulus ilma arsti kutseta, ilma nende meditsiiniliste teadmisteta paneb käed düsenteeria haige isa peale ja see saab terveks. Ja siin öeldakse selgelt,
Paulus tegi ta terveks. Meie ütleme, et ei, mitte mina, see on Jumal, aga ometi siin ütleb, Paulus tegi ta terveks. Jeesus ütles samamoodi oma missioonikäsus, minge tehke haiget terveks. Ta ei ütle, minge paluge ja siis Jumal teeb terveks. Ta ütleb, minge teie tehke terveks. Ma olen teile andnud selle anni, ma olen võtnud iseendast selle, olen pannud teie sisse ja nüüd minu juhtimisel teie kasutage seda võimekaks tegevat andi ja saatke korda see, et abivajaja saab abi, et vaevused lahkuvad, kurjad vaimud lahkuvad, hing saab terveks, vaim saab terveks, ihu saab terveks, minge teie tehke. Nii et see puudutas siis seda sõna karismata ehk armuand, et meil oleks selge vahe, et see on Jumala enda soosingu osutusena temast võetud võimekus või teadmine, tarkus, jõud, mis on antud meile, et meie saaksime teda korrektselt esindada ja tema nimel saata korda seda, mis on tema südames, mida tema on alati tahtnud teha, aidata, päästa, vabastada, tervendada, uuendada ja tuua inimene täiesti lahutamatusse osadusse oma looja, oma isa, oma Jumalaga. Nüüd järgmine punkt, millest me peaksime rääkima, kus on ka Kristuse ihus olnud segadust ka teoloogilisel maastikul, on usutud mõnel pool, et Jeesus tervendas sellepärast, et ta oli Jumal. Et ta tuli Jumal lihas, tuli maa peale ja näitas seda, mida Jumal suudab, kõndis ringi, tegi head, parandades kõiki, kes seda vajasid, ajades välja kurje vaime, õpetas õiguse riigist, õpetas kuningriigist ja läks tagasi sinna, kus ta koht on, Jumala juurde. Mis see meisse puutub? Paljud sellised teoloogilised voolud ja väga paljude inimeste endi usk ütleb, et meil ongi ainult lootus Jumala peale, Jeesus tuli ja näitas seda, mida Jumal suudab, aga see mitte mingil juhul ei puuduta meid ja see võime mitte mingil juhul ei kuulu meile ega Kristuse ihule. Siin me peame seda korrigeerima taas sõnaga ja tuletama meelde seda, Jeesus ei hakanud lapsest peale tervendama, nii nagu islamiusulised oma Koraani alusel väidavad, et Jeesus tegi lapsena savist linnu, äratas ellu ja lind lendas minema. See on tõesti lihtsalt nende Muhamedi kaaslaste poolt lõkke ümber vestud muinaslugu. See on oletuslik lugu, aga sellel ei ole midagi pistmist meie piibli ega pühakirja tõega. Selge on see, et Jeesus ei teinud ühtegi imet enne, kui ta oli saanud ristitud, tuli veest välja ja selgelt Jumal tunnistas ta oma pojaks. Püha vaim tuli Jeesuse peale tuvi kujul ja alles sellest hetkest 30-aastaselt, sellest hetkest peale, kui püha vaim on tulnud tema peale, algab tema teenistus, kus ta hakkab püha vaimu väes tervendama, vabastama ja kõiki neid imesid tegema, millest me loeme. Jeesus ise ütleb Luuka 4. peatükis 18. salmis, et tema on mind võidnud, issanda vaim on minu peal, ta on mind võidnud püha vaimu ja väega. Millal ta see võidmine tuli tema peale? See tuligi seal Jordani ääres. See oli see hetk peale ristimist, kui püha vaim tuli. Sellest hetkest oli ta võitud. Apostlite teod 10. peatükk 38 salm ütleb samamoodi, kuidas Jumal on Jeesuse Natsaretlase võidnud püha vaimu ja väega, et ta käis ja tegi kõike seda. Nii, Johannese 14. peatükis 10. salm, Jeesus ütleb enda kohta, poeg ei saa iseenesest midagi teha, see on isa, kes teeb oma tegusid. Jeesus ütles tema omast jõust inimesena,
Maarjast sündinud inimesena ei suudaks midagi teha. Ta sai püha vaimu ja selle läbi on see isa, kes teeb nüüd tema kaudu neid samu tegusid. Ja edasi ütles Jeesus ju oma jüngritele, et kes minusse usub, see teeb neid samu tegusid. Kas pole nõnda? Ja see on Johannese 14:12, kus Jeesus ütleb, kes usub minusse, teeb neid samu tegusid. Kes usub minusse, teeb samu tegusid. Miks? Sest kes usub temasse ja on ristitud, kes on saanud püha vaimu, püha vaim on võimeline meie igaühe kaudu tegema neid samu tegusid, mida tema tegi. Sest tema ei teinud midagi iseenesest, tema ei teinud midagi jumalana, vaid ta tegi seda inimese pojana, kes oli isaga õiges suhtes ja kes oli saanud temalt püha vaimu ja väe. Nii et mida Jeesus siis tegi, et me võiksime teha neid samu tegusid? Me näeme Jeesuse enda näitel, et tema ravis, tema tervendas, tema parandas, tema tervendas kurjadest vaimudest sõna kuulutamise läbi. Ta kuulutas neile sõna, ta õpetas, selle läbi tuli arusaamine ja selle läbi andis inimene nõusoleku talle kõike seda tema elus teha, sest Jeesus ei läinud kunagi kellegi juurde luba küsimata vägivaldselt, meelevaldselt kedagi tervendama. Ta tervendas lapsed vanemate nõusolekul, ta tervendas inimesed siis, kui nad olid nõus, ta isegi küsis nende käest, mida nad soovivad, mida nad tahavad, kas nad usuvad ja nii edasi. Nii et sellel alati eelnes sõna, siis ta tervendas käte pealepanemise läbi. Ja kolmas viis on meil ka piiblis antud Uues Testamendis, on õliga võidmine püha vaimu sümbolina ja usupalve, mis selle peale päästab siis tõbise ja kui ta on pattu teinud, siis antakse andeks. See on kuskil, ei tule meelde, kus see päriselt kirjas oli, aga seal ütleb Uues Testamendis, et kui keegi on haige, siis ta kutsugu enese juurde koguduse vanemad. Kutsugu keegi, kes mõistab seda, kes on võimeline ka pihti vastu võtma, sest et ta ütleb, kui ta on pattu teinud, antakse andeks. Pattu ei saa andeks anda, kui pattu pole üles tunnistatud, nii et see on sinna sisse arvatud, et kui on ka kellegi südame peal midagi, mis vajaks Jumalaga ära klaarimist, see tunnistatakse ülesse ja siis on nendel, kes on kutsutud, nendel meelevaldse patte andeks anda, võida õliga ja usupalve päästab siis selle tõbise, tervendab ta tema sisemisest hinge väärusest, vigastusest, haigusest, tervendab võib-olla tema vaimu murtuse ja taastab ka füüsilise ihu sellesse olukorda, kus ta Jumala originaalplaani järgi oleks pidanud olema. Nüüd ma tahan veel rääkida kätte peale panemisest siin selles tervendamise kontekstis. Me lugesime siin eespool, et kui Paulus oli Malta saarel, siis ta pani oma käed peale düsenteeria haigele. Kuidas sulle see tundub? Ka toonastes hügieenitingimustes, ma ei tea, kas tal oli võimalik peale palvet pärast käed desinfitseerida, kuuma vee ja seebiga pesta, selle koha pealt piibel ei ütle midagi. Aga fakt on ise see, Paulus ei kartnud panna haigete peale käsi. Ükskõik, mis haiguses nad olid. Miks ta seda tegi? Tal on eeskuju. Jeesus ei kartnud mitte ühelegi haigele käsi peale panna, kui püha vaim nõnda teda juhtis. Luuka 4. peatükis 40. salmis ja Matteuse 8. peatükis 1-3 Jeesus paneb käed peale pidalitõbistele. See on üks asi, mida me kindlasti loomupäraselt ei tahaks teha. Me ei tahaks puudutada kedagi, kellel on mingisugune haigus, midagi nähtavat, midagi kindlalt teadaolevat, nakkavat, viiruslikku. Ja ometi piibel räägib meelevalla demonstreerimisest
et Jumala seadus on kõrgem kui mis tahes selle füüsilise maailma seadus ja et Jumal demonstreerib seda meelevalda sellega, et tema sulased kartmatult panevad käed peale ja näitavad, et neil on ülemvõim selle haiguse suhtes. Kuidas sul saab olla võim, kuidas sul saab olla meelevald mingisuguse haiguse üle, kui sa pelgad, et ta hüppab sinu peale ja et ta võib sulle üle tulla? Meelevald demonstreeritakse kartmatusega. Ja kaasaegne näide üks, kellele ma saan viidata, kui sul on võimalik hankida omale raamat Hääl öös, mis räägib Aafrika evangelisti Surprise Halli elust. See on hiljuti IM-i kirjastuselt ilmunud ja tema räägib, kuidas tema töötab koos Heidi Bakeriga. Paljud meist teavad, kes on Heidi Baker, kes töötab väga palju nende kõige nõrgemate, kõige haavatavamatega orbudega Mosambiigis. Ja Surprise Halli räägib, kuidas Mosambiiki vallutas kooleraepideemia. Ja see koht, kuhu nad pidid minema, seal kõik oli kinni ja oli suur kooleraepideemia puhkenud. Ja mida nad tegid? Nad mangusid ennast sisse sellesse suurde haiglatelki, välitelki, kus kõik need koolerahaiged olid järjest reas läbisegi maas kõigest selles, mis seal toimus. Ja see medpersonal püüdis nii palju neid aidata kui võimalik. Neil ei olnud puhast vett, see olukord oli katastroofiline. Ja mida Surprise kirjeldab? Kuidas Heidi Baker, kui ta sinna telki nii-öelda sisse murdis nende haigete juurde, kuidas ta hakkas järjest neid lapsi võtma sülle, neid musitama, kallistama, neid süles hoidma ja nende üle palvetama. Jutt on koolerahaigetest lastest. Ja Heidi Baker ei kõhelnud mitte ühtegi sekundit sellest tohutus Jumala armastusest. Ta haaras nad sülle, kallistas, musitas. Ja mis nad tegid? Nad tühjendasid natukese ajaga terve selle tohutu kooleratelgi. Ükshaaval kõik said terveks, neid saadeti minema. Seal oli isegi probleem, et kuidas neid saata, neil ei olnud raha, et minna bussiga, neil ei olnud transpordivahendit, jala liiga kaugel, nii et nad pidid nende koolerast tervenenute transpordi eest hoolt kandma, nende bussipiletid ja taksopiletid ja kõik muud kinni maksma, et nad saaksid minema sealt kooleratelgist. Nii et see on üks näide, kuidas usk on tegev armastuse kaudu. See on üks asi, mis meil tuleb meelde jätta. Jumal on armastus ja kui me tahame, et Jumala vaim meid kasutaks ja meie kaudu töötaks, siis see usk toimib ainult armastuse kaudu. Armastuse ja kaastunde kaudu. Sõna ütleb, täiuslik armastus ajab kartuse välja. Nii et kui sina koged oma sees sellist Jumala liigutust, sellist kaastunnet ja armastust, mis on üleloomulik, mis ei ole sinule, sellisele enesealalhoidlikule, loomulikule inimesele omane. Kui sa koged seda, siis selles armastuses ja kaastundes välja minnes ei ole mitte ükski asi sulle võimatu. Ja nüüd sellega ma olengi järjega jõudnud selle viimase osa juurde ja ma tahan teile natukene rääkida Smith Wigglesworthist. Minu jaoks on ta suur eeskuju ja tema raamatuid lugedes me tõesti näeme, kuidas see kartmatu ja vankumatu usk Jumala headusesse ja tervenemisse, kuidas see usk teeb Jumalaga koostööd ja mis kõik on võimalik meile kõigile, kui me ainult usuksime. Jeesus ütles ka, kui te usuksite, kui sa usuksid, saaksid sa näha Jumala au. Ja ma tsiteerin natukene seda, mida Smith Wigglesworth on oma raamatus rääkinud, oma vaimuandide raamatus just nimelt, mida ta on rääkinud sellest, kuidas see tervendamise and tema kaudu toimib. Ja ta ütleb nõnda, et nendel koosolekutel, tervendamiskoosolekutel või jumalateenistusel või kuidas iganes me nimetame, kui see and temast tööle hakkab, siis
ta ei pea otsima sõnu, mida öelda, ta ei pea mõtlema, mida öelda, vaid see Jumala vägi, see võidmine võtab ta üle ja kõik lihtsalt voolab temast läbi, ta lihtsalt järgneb sellele, kuidas ta kogeb, et püha vaim teda tõmbab, juhatab, näitab talle asju. See prohvetlik kõne, isegi mõtted, kõik on nagu võidmises suunatud, nii nagu Jumal teda juhib. Ta ütleb, et selle tervendamise anni puhul, selles annis liikudes, kui see and on nii-öelda käivitunud või puhkenud sinus esile, et haigeid tervendada, seal puudub igasugune kahtlus. Seda andi ei kõiguta mitte miski, sa ei kõigu, sa oled veendunud, kogu su olemus on täis seda teadmist, et see haige praegu, keda ma puudutan, kelle eest ma palvetan, keda ma õnnistan, kelle üle ma räägin, see saab terveks, seal ei ole kahtlust ka. Ja ta ütleb nõnda, et see and, see on enam kui lihtsalt julgus, kui õhutus, see on enam kui Jumala inspireeritud julgus või ülesõhutus. See on jumalik loomus, mis tungib esile, see on isa enda loomus. Nii et see, mida Schmidt koges, kui see tervendusand nii-öelda tõuseb temas esile ja hakkab teda juhtima, on see, et see ei ole ainult julgus, see ei ole ainult inspiratsioon, mulje, õhutus, vaid ta kogeb, kuidas Jumala enda isa loomus, armastuse ja kaastunde loomus täidab teda, tõstab ta ülesse, võtab nagu võimust tema üle, see armastus, Jumala enda loomus. Ja ta ütleb, et see and on nagu fakt. See, kuidas sa koged seda andi, see on sinu sees kindel teadmine ja fakt. Sa tead, et see and on praegu selleks, et tuua tulemused, sellele tuleb vili. See on absoluutne usk, see on kõikumatu usaldus, see on veendumus ja see on täielikult usaldusväärne. Kui see and toimib sinus, siis sa tead, et see, mis sa ootad, sünnib. Ta ütleb nõnda, et see on justkui sinu süda läheb välja sinu seest selle inimese järele, selle inimese suunas, kes seda abi nii väga vajab. Su süda läheb välja sügavas kaastundes ja selles sügavas kaastundes Jumal ilmutab oma ligiolu. Schmidt räägib veel sellest, et kui tema läheb haigete juurde koju, kui ta külastab haiglates või kodudes inimesi, kes on voodihaiged, kes on sellises abitus seisundis, ta põles sellele tervendamisteenistusele. Ta ütleb nõnda, et ükskord, kui teda kutsuti ära, ta oli torujüri, torulukse. Teda kutsuti kiiresti oma torutööde juurest kuhugi kedagi tervendama. Ta jättis kõik, tal ei olnud aega isegi käsi pesta, sellisena nagu ta oli. Ta tormas, sest ta süda põles armastusest. Ta tormas, et panna haigele käed peale, ta tervendada. See on see, kui sa oled juhitud Jumala armastusest, Jumala kaastundest. Ta ütleb, et kui sind täidab selline kaastunne, sinus puhkeb selline armastus, siis and on selles armastuses tööle hakanud. Ja siis ta ütleb, miks ta seda andi kõige enam armastab, on see, et ta on kõige rohkem ilmutusi saanud Jumalast üldse haige voodi ääres palvetades. Sest Jumala kaastunne, usk, mis on tegev armastuse läbi, avab talle nii palju asju Jumala vaimumaailmast, Jumala südamest, Jumala mõtteviisidest, Jumala tõdedest, tunnetuse sõnad, ta armastab seda üle kõige, sest kõige suuremad ilmutused on ta saanud haigete voodi ääres nende eest, nii-öelda eestpalvet tehes, neid tervendades. Edasi ta räägib sellest vaimuannist seda, et kui meil on tegemist ühe haigega, siis mis on kõige olulisem, kui me hakkame tema eest palvetama või temaga üldse tegelema? Ta ütleb, et peamine
on eristada selle haige inimese olukorda täpselt. Meil on vaja püha vaimu juhtimisel saada selgust, milles on üldse probleem või milles on küsimus, sest alati ei ole kõik asjad nii, nagu meile esimeses järjekorras väidetakse või nii, nagu meile esmamulje jääb. Ja siin tuleb appi püha vaim, kes ilmutab meile ja ka suunab meid küsitlema seda haiget, küsima tema hingeolukorra kohta, tema Jumala suhte kohta, tema palveelu kohta, tema usu kohta, ka võib-olla eluviiside kohta, varjatud pattude kohta, kõike seda, mida võib-olla ei taheta kohe esmajärjekorras sellele inimesele rääkida, keda on kutsutud haige eest palvetama. Aga Smith-Wigglesworth ütleb, et me ei saa söösta lihtsalt inimese eest palvetama sellisel viisil, et me teeme omapoolse töö ühepoolselt ära, aga inimene ei ava ennast, ei anna mitte midagi endast meile välja, et selliselt tema niimoodi ei töötanud. Tema rajas suhte inimesega. Muidugi erandjuhul, kui inimene on surnud või on koomas või on teadvusetu, see on nüüd teine lugu. Aga ma räägin seda, kuidas Smith-Wigglesworth räägib sellest tervendamise vaimu Anni tööst tema kaudu ja tema sees. Siis ta ütleb, et kui me oleme saanud vaimus selge pildi, millest selle inimese olukord tingitud on või mis on see, mis tema seda halba olukorda põhjustab, kas see on haigus, kas see on õnnetusjuhtum, kas see on vigastus, trauma või on tegemist needusega, kas on tegemist patuga ja selle tagajärgedega, kas on tegemist nõidusega. Meil on vaja selgust olukorrast ja selle selguse me saame püha vaimu juhtimisel, kas püha vaimu enda käest tunnetuse sõna kaudu või püha vaim juhib meid ja juhib seda inimest avama oma südant ja meile seda infot andma. Teiseks, Isand näitab, mis tõstab inimese usku kõige paremal viisil esile. Me ei saa eriti suuri tulemusi, kui see inimene, see vastuvõtja, ei usu üldse, et midagi võiks sündida. Võib-olla, jah, Jumal, just nimelt ma ütlen tänava evangelismis või niimoodi, Jumal üllatab oma armus ja armastuses inimest, kes üldse ei teagi Jumalast midagi. Ja ta võib tervendada inimese, kelles siis alles tekib usk pärast seda, ka võib-olla Jeesus vastu võtta. Aga Smith kutsuti reeglina päästetud inimeste juurde, usklike juurde. Vähemalt kristlaste juurde, kes käisid kirikus ja väitsid ennast olevat kristlase. Nii et kui selline inimene ei usu, siis me näeme, et Jeesus ei suutnud teha mitte palju vägevaid tegusid ega eriti paljusid tervendada, kui temasse suhtuti skeptilisusega ja kui see uskmatus blokeeris Jumala kaastunde avalduse nende haigete suhtes. Ja siin Smith ütleb samamoodi, et Isand näitab ise sellele palvetajale, kuidas ja mil viisil inimese usku kõige paremini üles ehitada, kuidas tema usku väestada, kuidas tema usku üles tõsta selles olukorras. Ja see võib võtta aega. See võib võtta aega õpetuse mõttes, see võib võtta aega tröösti ja lohutuse mõttes, see võib võtta aega eelnevate tunnistuste jagamise mõttes. Ühesõnaga, see nõuab aega ja kannatlikkust ja tõesti sellist pühendumist ja nagu töö tegemist isegi, et inimene viia sellisesse nõusolekusse, et see usupalve kannaks tema puhul vilja. Smith räägib siin oma raamatust ka veel sellise loo, kus ta kutsuti välja ühe pere juurde, kus noor tüdruk oli suremas. Ja kui ta sinna läks, siis need ema ja õde, nad olid juba nädalaid seal voodi juures valvanud, magamata, söömata, kurnatud, ahastuses, meeleheitel, täis haletsust, uskmatust. Ja nad ootasid, et nüüd Smith tuli ja Smith teeb tüdruku terveks. Smith palus neil ruumist lahkuda
ema ja õde keeldusid, sest miks nad peaksid, nad tahtsid olla juures ja näha, kuidas Schmidt nende tüdruku terveks teeb. Schmidt lahkus sealt, pani riidesse, hakkas ära tulema, ta keeldus, sest ta ütles, et sellises uskmatuse ja hingeliku haletsuse atmosfääris on võimatu midagi teha. Isegi apostlid ajasid inimesed toast välja, kes nii-öelda vahivad seal juures, silmad pulkas täis uskmatust, skeptilisust. Me ei tegele sellise etenduste andmisega. Me ei ole võlurid, me ei ole mustkunstnikud, me ei tee show'd ja kui on selline publik ümber, siis see väga tihti täielikult pärsib sellel Jumala väel liikumast, sellel imel aset leidmast. Nii et lõpuks need ema ja tütar, ema ja vanem õde olid nõus minema ära ja Schmidt saatis nad magama ja ta jäi üksi selle tüdrukuga. Ja ta palvetas kella 11 õhtul 3:30 hommikul. Vaadake, millist järelejätmatust, visadust ja kangekaelsust nõuab see usupalve, kui on tegemist raskete ja selliste visade olukordadega. Meile meeldiks teha imesid, tõsta oma käsi, puudutada kellegi õlga või otsa esist ja vola, ongi ime. Aga me näeme suurimad usukangelased, me näeme meest nagu Smith Wigglesworth, kuidas tema võis palvetada haigete eest terve öö, kuni ta lõpuks murdis selle blokaadi ja see ime sündis. Aga siin selles loos Smith palvetas kella 3:30 hommikul ja kogu sellise intensiivse palve peale lõpuks see tüdruk suri ära. Ja Schmidt ütles sellisel hetkel, ta jõudis sellisesse olukorda oma sees, kus ta absoluutselt keeldus eist. Ta keeldus eitavast vastusest ja ta jäi nii kangekaelselt sinna ja ta nõudis selle tüdruku tagasiandmist ja tervenemist, kuni ta ütleb, et ma keeldusin võtmast vastu eid, kuni Jumal ütles jah ja tüdruk ärkas ellu. Tüdruk ärkas ellu peale kõike seda pikka aega, kus see haigus oli teda sidunud. Ta küsis süüa, Schmidt andis talle süüa ja kui need ema ja vanem õde hommikul üles tõusid, siis nad ärkasid ülesse, et see vahepeal surnud tüdruk mängis klaverit täiesti rõõmus ja terve. Nii et Schmidt räägib, et on üks vaimuvili, mis peab alati käima kaasas tervendamise anniga ja see on pikk meel, see on kannatlikkus. Selles pikas meeles ja kannatlikkuses me näeme tervendamise anni vilja, me näeme seda resultaati. Ta ütleb, et me peame alati olema valmis neid haigeid, kelle juurde meid kutsutakse, lohutama, trööstima, õpetama. Me peame olema valmis kuulama kannatlikult ja vahel läheb vaja ka karmust, sest Schmidt ütleb, et me ei eksi kunagi, kui me kohtleme haigust nagu kuradit, nagu vaenlast, sest niikuinii on tema selle taga, niikuinii on tema selle põhjustaja ja vahel on vaja ka sulaselget meelevalla näitamist, karmust ja agressiivsust nende sidumiste suhtes, millega inimene on seotud. Ja ta ütleb nõnda, et me peame tegutsema vahel väga jõuliselt, isegi pühas vihas, sest teemonid, kes on ennast haakinud kas hingetraumade või millegi külge inimeses, terve see nimekiri, mida ma siin eespool olen maininud, siis need teemonid ei lähe välja sellise silitamise ja patsutamise ja lohutavate sõnade peale. Teemonid ei lähe välja trööstimise peale, vaid ainult meelevalla osutamise peale. Nii et me peame olema valmis ka selle haige juures, kui püha vaim nõnda juhib, kasutama ka agressiivset meelevalda, et siduda lahti, et lõigata lahti, et tühistada, et laiali saata, et keelustada, et välja visata kõike seda, mida me oleme varasemates osades rääkinud, mida need sõnad lahti päästma, lahti siduma, luua tähendab. Edasi räägib Schmidt sellest, et vahel me võime kohata päris ootamatuid tegelasi
kes on nende haiguste, nende ränkade, kas psüühiliste, vaimsete, mentaalsete või ka füüsiliste haiguste taga. Seal võivad esineda manifestatsioonid, mida me ei oleks osanud nagu eeldada sealt. Tihti me arvame, et on tegemist ühe süütu asjaga ja siis tuleb välja, et me oleme astunud otse herilase pessa ja see, kes seda inimest vangistas, talle ei meeldi üldse, kui tema pesa seal tühjaks hakatakse lööma. Ja ta ütleb, sellises olukorras me peame olema relvastatud selliste kirjakohtade ja sellise veendumuse ja teadmisega, et see, kes on sinus, on alati suurem kui see, kes on selles inimeses, kelle kaudu võib-olla kurjus või haiguse vaim manifesteerib. See, kes on meis, on alati suurem. Jumala eluvaimu seadus on alati tugevam, jõulisem, tal on suurem meelevald kui patu ja surma seadus. Jumala ülestõstev jõud on alati suurem kui see pimeduse gravitatsioonijõud, mis tõmbab nii-öelda alla. Meie oleme need lennukid, kes lendavad võimsalt suurtes kõrgustes, vilistades gravitatsioonijõu peale, sest me liigume teises dimensioonis, me liigume kuningriigis, kus kõik need loomulikud seadused on allutatud Jumala kõrgemale seadusele. Tuletame meelde, et Jeesus oma füüsilises ihus peale surnust üles tõusmist oli võimeline käima läbi seinte, läbi uste. Isegi enne oma risti löömist ta võis kõndida mööda Galilea vett. Tema on see, kellel on ülimuslik meelevald kõige selle maailma suhtes. Ja seesama, me peame seda ülimuslikku jõudu teadvustama endas ka siis, kui me puutume haigete juures kokku ootamatute olukordadega. Ja nüüd lõpetuseks ma loen teile ette, mida Smith Wigglesworth räägib iseenda kohta veel selle anniga seoses. Ja ta räägib ettevalmistusest ennem, kui see and päriselt täiemõõduliselt ja selliselt teenistusanni kujul temas toimima hakkas. Ja ta ütleb nõnda, et ennem, kui Jumal mind sellesse kohta tõi, ta murdis mind 1000 korda. Ma olen nutnud, ma olen äganud, ma olen hoianud, ma olen vaevelnud palju öid, kuni Jumal mind lõplikult murdis. Mulle tundub, et kuni Jumal ei ole sind nagu muruniidukiga maatasa sõitnud, sul ei ole kunagi seda pikameelsust, seda kannatlikkust teiste inimeste jaoks. Meil ei saa kunagi olema seda andi, tervendamisandi ja selliseid imed tegevaid ande, kui me ei ole valmis seisma Jumala väes, mille ta annab siis, kui me oleme temasse uskudes teinud kõik ja siis ka jäänud ikka edasi püsima. Ta tsiteerib Efesuse 6. peatüki 13. salmi, kus ta ütleb, et me ei saa seda Jumala väge, sest Jumal annab selle väe siis, kui me oleme valmis seisma, olles oma poolt sooritanud ja teinud kõik, mis meie võimuses, ja kui siis ka ei ole veel tulemust näha, me jääme endiselt seisma, me ei anna alla. Ja selles punktis väga tihti, selles nõtruses alles tuleb see Jumala vägi, mis saab meist täie võimuse. Kui meie oma võimed, meie oma lootus, meie oma oskused, meie oma teadmised, see kõik on ammendunud, kui me siis veel selles olukorras loodame Jumala peale, jääme seisma, siis sellest hetkest tuleb Jumal ja täidab selle, mis meil on puudu ja viib selle ime lõpule. Ja Smith ütleb nõnda, need annid, need ei kuku sulle nagu küpsed kirsid puu otsast lihtsalt suhu. Sellega alati kaasneb üks nõue maksta hinda kõige eest, mida sa Jumalalt sellisel viisil saad.
Me peame siiralt igatsema Jumala parimaid ande ja me peame ütlema aamen, mis iganes ettevalmistusest Isand tahab meid läbi viia ennem, kui ta saab meie kätte selle anni usaldada. Nii et see on see, mida Schmidt selle anni tegevuse kohta ütleb. See nõuab visadust, see nõuab sõna tundmist, see nõuab oma identiteedi tundmist, see nõuab oma meelevalla, oma õiguste tundmist, see nõuab osadust Isa Jumalaga, see nõuab Isa südame, Isa kaastundega koostöö tegemist, see nõuab mitte allaandmist ja see nõuab hinna maksmist, see nõuab nõusolekut mis tahes ettevalmistusprotsessidega, millest Jumal näeb vajalik olevat, et tal tuleb meid läbi viia, et ta saab meile anda sellise kaastunde, sellise kannatlikkuse ja pika meele haigete inimeste suhtes ja et ta saab meile kinkida selle armuosa iseendast, et me võiksime sellisel viisil inimesi tervendada. Selle kõige lõpetuseks ma jagaksin teile ühe öise kogemuse, mis mul kunagi oli, kus Jumal näitas mulle ärkamise hetkel nagu ööunes sellises poolärkamise faasis, näitas mulle pilti kõrgepingeliinidest, mis kulgesid läbi metsa. Me kõik oleme neid näinud, need on Eestis need sellised läbi metsade rajatud suured laiad sihid, kus tohutud kõrgepingeliinid lähevad läbi. Ta näitas mulle seda kõrgepingeliini, mis läks läbi nende metsade ja Jumala hääl ütles mulle ühe lause. Kõrgepingeliinide all lõigatakse puud madalaks. Ja selle peale ma ärkasin. Ja nüüd, kui järele mõelda, mida mõtleb Jumal puude all, me näeme, et piiblis Jumal võrdleb puudega inimesi või inimesi puudega. Pime nägi alguses, kui nägema hakkas, nägi inimesi nagu puid kõndimas. Ja kui Jumal ütles kõrgepingeliinide all lõigatakse puud madalaks, see on väga alandlikuks tegev, selline vaimne pilt, selline vaimne sümboolika, kus kahel pool kõrgepingeliini puud võisid kasvada täpselt nii kõrgeks, kui ise ainult tahtsid, keegi neid ei puutunud. Aga kui sina tahad liikuda nii-öelda Jumala kõrgepingeliini all, Jumala väeliinide all, siis sa pead teadma seda, et sinu elus sina ei saa endale lubada ja sinule ei lubata seda, mida kahel pool sa näed, et kõigile teistele lubatakse ja just nagu Jumal sallib seda. Kui sina tahad näha Jumala väge ja liikuda Jumala väes, siis ära imesta, kui sinuga tehakse seda sama, mida Schmidt Wigglesworth ütleb, et kuni Jumal ei olnud teda nagu muruniidukega 1000 korda maatasa sõitnud, tal ei olnud seda väge, ta ei saanud seda väge. Jumal teab, kuidas oma niidukiga meist üle sõita, et meis ei aja ennast püsti ei upsakus, ei uhkus, ei eneseteostus, ei eneseimetlus, ei tõestamissoov, ei mingisugused rahalised kaalutlused, mis tänapäeva maailmas ei ole sugugi või ütleme isegi on üsna levinud, et rajatakse tervendusteenistusi selleks, et see tagab miljonite inimeste järgimise ja lihtsalt kirjeldamatu rahavoolu, sest inimesed on valmis maksma mida iganes, et oma lapsi või iseennast või oma omakseid terveks saada. Me oleme näinud ka hiljutistest aegadest ühte niinimetatud apostlit, noort tüdrukut, kus YouTube'is oli video sellest, kuidas üks naine tuli oma tütrega, kes oli raskelt haige ja et see niinimetatud tervendaja palvetaks selle lapse eest ja see naine ütles talle, see tütarlaps või kuidas me teda nimetame, see noor naine ütles talle, et Jumal ütleb nii, tood $1000 ohvriks, siis Jumal tervendab su lapse. Et näita oma usku sellega, et sa tood $1000, siis Jumal tervendab. See on kõige võikam, kõige kuritegelikum ja kõige, ma ütleksin, perverssem evangeeliumi esitus,
ja ma usun ka, et see ei jää Jumala ees ka korrigeerimata, sest kui Jumala nimi seotakse raha küsimisega, et tervendada, siis võikamal viisil Jumala iseloomu, Jeesuse iseloomu väärastada on lihtsalt raske ette kujutada, et see oleks võimalik. Nii et ma ütlen, et inimestel võivad olla igasugused oma urvuvaimust või millest iganes tingitud sellised salaplaanid ja salamõtted ja küll Jumal teab, mis kelleski peidus on ja ta hoolitseb selle eest, et kui tema valib kellegi, kes mitte ainult lihtsalt ei palveta usupalvet, vaid kes hakkab liikuma rohkem tervendusteenistuses ja selles tervenduse ja imede annis nagu regulaarselt ja nagu teenistuse kujul. Küll Jumal teab, kuidas neid ette valmistada, millistest alandlikuks tegevatest protsessidest nad peavad läbi minema, kuni neil on selline mõistmine, selline kaastunne, selline halastus, selline pikk meel kõigi teiste inimeste suhtes ja haigete suhtes, et Jumal võib nende kätte selle anni usaldada. Nii et nende mõtetega ma praegu siis selle anni teema lõpetaksin ja ma tean, et tuleb nüüd pikem paus, üsna mitmed kuud ja ilmselt siis uue aasta alguses me jätkame järgmiste vaimuandidega, mis meil veel sellest esimese Korintuse 12. peatükist käsitlemata on jäänud. Aga praeguseks siis kõike head teile ja kohtume jälle. Aamen.